kui siin enam ei taheta töötada, siis võiks kas või ehitada selle teha ilusaks, siledaks ja ehitada siia mingi majad ja asjad või midagi, või metsa või puud panna kasvama. Ma arvan, et ma teeksin sellest nagu looduspargi. Ma arvan, et kuna mulle meeldib ise väga ratsutada, siis siia saaks väga ilusa talli teha suure. Ratsutalli, sest et siin on hästi siuke, kuigi on künklik maa, aga kui vaadata siia kõrvale poole, siis siin on hästi siuke ka siledaid kohti, kus saaks väga hästi trenni teha. Ma arvan, et loomad tulevad ise elama. Nagu pargilaadne asjad, kus sa saadki lihtsalt minna ja seal olla, et seal on nagu muru ja siuke hästi ilus siuke, tavaline koht, kus sa saadki lihtsalt piknikku pidada või midagi sellist. Paar kiikepuu otsa, mänguväljak. Sinna linna poole ma teeksingi parkla, aga sinna äärde lähevad nagu sellised mitte viljapuud, sest see on nii lähedal teele. Sinna poole läheksid viljapuud ja asjad, taimed. Ja nagu siia tuleb selline Eesti loodusega park, kus leiab igast Eesti loodust. Ma tahaks siia panna kasvama näiteks roosid, sest roosid on mu ühed lemmikumad lilled. Eesti looduse park. Siin leiab väga palju looduse asja. Esiteks siin võiks rohkem olla muru. See mägi, mis seal on, sellest saab teha ronimismäe, et lapsed saavad turvavarustusega seal ronida. Aga selle maja juurde ja sinna külje alla teeks mingi söögikoha. Mingisugune kaubanduskeskus võib-olla. See müra on, et võib-olla siin võiks mingi tõkke ka vahele ehitada, sellepärast et see müra ja kõik segab siin olemas. Siia teeksin ma mingisuguse supluskoha. Võib-olla teeks vaata sinna kui siin on mingi vana tehnika, siis võiks teha mingi muuseumiki sinna. Praegu see tundub väga rannale sobilik koht olevat. Mingi motokrossi pargi või midagi sellist. Võib-olla natukene liiva siia nii-öelda ranna juurde. Multikatega või ATV-dega võistlusi. Siis läheb vaja mingisugust väikest kohvikut siia. Kui inimestel kõht tühi hakkab, siis nad saavad sinna sööma minna midagi. Sinna teeks mingi WRC raja. Äkki siit algaks, siis läheks teeks selle ringi ära siin. Sõidaks kiiresti ja tuleks räige dristiga. Erinevad hüpekad ja mingid pöörded. Tänaku rallipark. Mängiks, võistleks, ujuks, sõidaks paatidega. Kohad, kus saab fännid olla. Vaadata seda rallit, auto sõidab mööda. Ma ei tea, kuskile sinna tahapoole näiteks lava või midagi. No igaks üks jäetisi putkaga. Valgustused, kõlarid. Ilu tulestikku. Karl-Erik Taukari. Nublu. Nööpi. Arop võib-olla. Ma arvan, nii on okei. Muidu on äge koht. Mina arvan, et siin on veel mitmeks aastaks jagub kivi. Visionäärid on rääkinud, plaanid on tehtud. Väga meeldis see kutt karkudega, kes tuleks driftiga siit niimoodi. Väga hea. Aga kui korra selle klipi järel siit päeva esimesele poole tagasi mõelda ja seesama klipp haagib ka tegelikult sellega väga hästi, siis kui proovida korraks võtta see, mida professor Hitch rääkis, kuidas tänapäeval peaks planeerima ühte sellist projekti uut ja see tema kirjeldus ja see nägemus, mida ma saan aru siis nendele üksikutele tudengitele, kes vastavatele õppekavadele tema koolitada satuvad, mida nad siis kuulevad ja kui korraks asetada see näiteks sellesse samasse mustrisse, mida me siin viimase paari aasta jooksul nägime näiteks selle sama tselluloositehase arendamise juures, siis on täiesti aru saada, et väga palju meie mõtlemisest tegelikult on ikkagi jäänud kusagile kinni või seda sellist üheskoos läbimõtlemise momenti, et kus siis driftida pärast seda, kui kõik tööd on tehtud, utreeritult võimendades, et seda saab kindlasti teha paremini.